No tervist! Tere tulemast naiste ettevõtlusjutud sarja. Mina olen Katrin Pausjane, olen Naised ettevõtjaks kogukonna üks loojatest. Olen raamatupidaja 20 aastat juba, ettevõtluses 15 aastat ja lisaks olen ka hiljuti sertifikaadi saanud äristrateeg. Ja minuga siin on koos Kristi Ploom. Tere, Kristi! Rõõm sind näha. Kristi on siis metareklaamide mentor ja spetsialist ja lisaks 3 lapse ema, eks? Kristi, su mikrofon, vaata, pole hullu, läks kinni Ja korra. vabandust, tere Ei ja hullu. Et mina ühe korra tegin sissejuhatuse niimoodi, et rääkisin tükk aega, mikrofon oli kinni. Külaline pidi ütlema, et ja see külaline oli Anu Tähemaa. Et pane sisse mikrofon, aga tere, Kristi, rõõm sind siin näha. Et ja kas sa tere kõigile. Just ja kas sa tahad enda tutvustuseks veel midagi lisada? võib-olla siis seda, et võib-olla, mis mind nagu teeb natuke teistsuguseks teistest turundajatest, on see, et mul on niisugune pikaaegne juurataust, küll mitte selline klassikaline äriõigus võib-olla, aga, aga jah, tegin siis mõni aeg tagasi kannapöörde. Eks Mhm, ta kindlasti annab väga palju juurde sellist strateegilist mõtlemist ja mhm. analüüsioskust. Kindlasti, loomulikult. Kõigepealt, kui me asume teema juurde, enne ma ikkagi tahaks sinust natuke teada, et mina sind tean juba, mina sain Kristit tundma oma koolituselt äriideest kasumliku ettevõtteni ja loomulikult oli see üliäge tutvus ja mina kohe oma kasupüüdlikult olen seda tutvust ära kasutanud, ehk siis olen rakendanud ka Kristit enda abiks metareklaamide seadistamisel. Nii aga ja, et räägi kõigepealt võib-olla, kuidas sa siis ettevõtluse juurde üldse jõudsid ja kuidas, noh, võib-olla see on tõesti kuidagi see kannapööre on võib-olla ka kuidagi sellega seotud, sest väga erinevad valdkonnad ju. Ja ettevõtluse juurde ma ise otseselt, ütleme, rohkem jõudsin niimoodi aasta tagasi, aga 4,5 aastat tagasi ma siis otsustasin, et aitab sellest juuretööst. Ma ei taha ikkagi eluaeg ühte sama asja teha, äkki ma ikkagi oskan midagi muud ka. ja kuna ma täpselt sellist suunda ei olnud, kuhu minna, et siis ma läksin tööle oma abikaasa ettevõttesse, kus ma siis tegelesin kodulehe nii-öelda arendamisega või pigem nagu parendamisega, et kõike seda kasutajamugavust ja sellist poolt ja siis hakkasin järjest tegelema meiliturundusega Mhm. ja siis koguturundusega seal. Ja siis, kui ma tulin sealt aasta-poolteist tagasi ära, siis mul oli ka selles suhtes mul oli nagu segadus peas, et millist valdkonda, mulle see turundus tegelikult väga meeldis. Kõik see kliendi tundmine, tema mõistmine, siis tema vajadustega nagu rääkimine mulle väga meeldis. ja siis jah, ma proovisin nii kodulehti siin ehitada tuttavatele, et ma olen ka seda teinud, just lõpetasin ka enda oma, see on valmis. Olen meiliturundust proovinud teha, aga tundus, et need on need, mis võib-olla väikeettevõtjad kohe nii suurt boost'i ei anna, vaid koduleht on nagu ikkagi kindlasti väga paljudele toeks, aga ma tundsin, et midagi muud võiks olla vaja väikeettevõtjatele, mis neid edasi aitab ja siis mulle jäi see sotsiaalmeedia meistriklass, üks kursus jäi teele ja selles suhtes ma tunnen, et metareklaamid on midagi, mis aitavad väga suurt skaalat ettevõtjaid ja mulle endale nagu väga lähedased sellised väikeettevõtjad, kellel võib-olla ei ole võimalust osta niivõrd seda know-how'd sisse ja kellel tegelikult see võtab väga palju aega, et kõike seda ise nagu tundma õppida ja teada saada, et siis omalt poolt aidata selle nagu teadmise ja taipamisega ja just see metareklaamid tunduvad mulle sellised kõige kättesaadavamad väikeettevõtjale ja nii ma siis alustasingi vaikselt, siis ma olen teinud erinevatele inimestele, erinevatele ettevõtjatele neid reklaame. Ja no see on kindlasti teema, mis nagu võib-olla tekitab alguses ka hirme. Noh, ma mäletan ise, kuidas ma võtsin ikkagi hoogu juba see, et aru saada, et oota, ma pean ju mingi konto seadistama, on ju, et kuskil on mingi business manager või midagi, on ju, siis on metasuits ja nii edasi, on ju, et noh, ikkagi juba see võttis hoogu nagu või see ikkagi
see tunnetuse saamine, et ma nüüd ikkagi pean nagu kellegi otsima, on ju, et abi küsima, et see ikkagi, see läheb aega nagu, sest kuidagi tundub ikkagi hirmutav nii hea, kui saab selle ära delegeerida. ja samas mulle tundub, et neid inimesi nagu turul on, aga samas nagu ei ole ka sest ma mäletan, et kui mina otsisin kedagi, kes kasvõi selle konto aitaks mul ära seadistada, tehnilise poole, siis tegelikult neid inimesi väga vähe oli, kus enamus tahtiski võib-olla juba, et sul on endal mingid algseadistused tehtud ja et siis noh, et sealt ma võin sind edasi aidata. aga just ma mõtlen, et kui noh, metareklaamidega alustada, siis võib-olla väga paljud, mulle tundub, on ka seal kinni, et juba need esimesed asjad tunduvad nii hirmutavad, et ma saan aru, et me täna natuke räägime sellest ka, eks. ja võime sinna sisse ka korraks minna. Ja et võib-olla enne, kui nüüd võtamegi need kolm põhiteemat ette, mis meil on nagu välja kuulutatud ka, on ju, et võib-olla sissejuhatuseks, et sellesse teemasse ka, et millal üldse võiks hakata metareklaamidele mõtlema üks ettevõtja. Ja mida need metareklaamid tegelikult ju annavad, on see, et nad annavad sulle nähtavust juurde. Ja see on see, mida sa tahad ettevõtjana, et kindlasti kui sa päris alustad, teed oma seal esimesi samme ja katsetad oma teenuseid või kas teenused või tooteid, et üldse tahad teada, kas inimestele meeldib või mis neile korda läheb või kuidas täpselt seda teenust välja töötada. Ma arvan, et päris kohe ei tasu tormata. Et siis on pigem ikkagi need erinevad Facebooki grupid, sotsiaalmeedia tasub kasutada, aga sellises nagu nii-öelda orgaanilises vormis sulle endale nagu otseselt rahalisi kulusid ju sellega ka ei teki. Ja alustaval ettevõtjal, noh, vist alati ei ole, aga sageli on seda aega nagu rohkem, kui seda raha on. Et aga millal siis alustada, et ma arvan, et see sõltub ka väga paljuski sellest, et mis on sinu teenus või toode, aga võib-olla laias laastus, et kui sul on olemas mingi maandumisleht ja ütleme, valmis toode ja teenus on see esimene asi, et sa ikkagi tunned, et see on juba enam-vähem välja kujunenud ja sa oled inimestelt mingit tagasisidet saanud. Sa tead ka, et kes on see klient, kes seda nii-öelda kasutaks. Et kui sul mingi aimdus sellest tekib, pluss siis see on ju mingi koht, kuhu inimene jõuda võib. Et on see siis alguses võib-olla tõesti nagu ainult Facebooki leht või siis on juba koduleht või siis selles suhtes võib kasutada ka ju Smile'is maandumislehte. Et pigem on see jah, see, et sul endal on see nii-öelda toode või asi juba olemas ja sa saad aru, kes on klient ja mida sa pakud talle. Jah, no see kõlab loogiliselt, on ju. kui ma siin oma kogemustest ka juurde räägin, et tegelikult noh, mulle tundub, et peaks enam-vähem see sõnum ka paigas olema, et noh, et sul võib toode ja teenus olla, aga need turundussõnumid on ju ka kindlasti üliolulised, eks, et noh, sellest me ilmselt räägime siin ka veel, on ju. Ja et, just, et kui sa et juba klienti tunned, et siis sellest sa saad nagu edasi kasvatada kõike muud ka. jah, et mul on ka nagu ikkagi mulje jäänud, et see ei ole, noh, see ei ole, ma ise ka ei soovita. Mul läheb ka hääl ära. Ma ise ka ei soovita esimese asjana hakata kohe tasulist reklaami tegema, et kõigepealt võib-olla turult ikkagi noh, mingisugune tõestus juba saada, et võib-olla mingid esimesed müügid oleks tehtud, et siis tegelikult Facebooki reklaam ju võimendab seda, võimendab head asja, on ju. Just, ta ei tee asja paremaks, ta võimendab head asja. ahah, et see on tegelikult minu arust päris oluline nagu meeles pidada, et need reklaamid nagu ei ole ka nagu mingi imeasi, on ju. aga et noh, ennem peab see baas paigas olema. aga võib-olla siis asumegi selle kolme peamise punkti juurde, et mida sa peaksid siis paika panema ja teadma, enne kui sa hakkad siis päriselt selle metareklaamiga pihta. Ja noh, tegelikult nagu sa, Katrin, ütlesid, et ega selles suhtes, et enne kui sa füüsiliselt üldse midagi tegema saad hakata, siis sul on vaja see business manager ära seadistada, et sul oli väga õige tähelepanek seal, et see ongi, et ta üldiselt on selline, seal on väga palju infot, väga palju võimalusi, aga kui sa alustad reklaamidega, sul ei lähe neid kõiki vaja. Ja samamoodi selle business manageri seadistamisel, et sul on vaja teada mingeid asju. Seal tegelikult see seadistamine võtab aega, ma arvan, selline 20-30 minutit eeldusel, et kõik toimib.
et seal see. sageli inimestel on probleem sellega, et sedasama sõnumi teel kinnituskoodi ei tule. Ja Mhm. minu kogemus on see, et sellisel juhul on kõige lihtsam võtta nagu Facebooki selle helpiga ühendust ja tegelikult nad aitavad väga kiiresti selle ära lahendada. Mhm, 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 mhm. Aga ja et selles suhtes, et kui keegi on nii kaugele jõudnud, et tahab üles panna, aga ei käi ise üle, et siis selles suhtes mina hea meelega aitan sellega ka. See on hästi vajalik info, ma räägin, et mina olin omal ajal selles kohas, et ma olen valmis metareklaame panema, aga neid abilisi, kes aitavad üles panna reklaami, neid oli palju, aga kes teeks no, selle algseadistuse, mul oli niimoodi, et ei, mina nagu seda ise küll ei puutu, onju. Ja siis minul oli selline kuulus mees nagu Jaan Kruusimaa või? Kruusmaa, issand, ma ei mäleta. ta oli kunagi väga kõva meta-alal onju, et Jaan Kruusmaa vist äkki või? Et tema nagu kuidagi, ma lihtsalt otsisin internetist nagu guugeldasin, et kes teeks seda ja siis vaatasin, et no äkki tema ikka aitab, onju. Et no tõsiselt, et see oli, noh, võib-olla praegu on rohkem tegijaid, aga mina kusjuures ei tee ka väga kaua neid metatasulisi reklaame, et ma alustasingi äkki 2023 või 4 isegi, et siis tollel ajal ikkagi andis otsida. Nii et jah, No, praegu ikkagi leiab, ja vähemalt mõned Kristil on leiab ja olemas siin onju. jah, mina olen ka olemas. Nii, ja. aga, aga kui nüüd metareklaamide juurde minna, et siis noh, me ettevõtjatena mõtleme nagu ettevõtjad, meil on vaja ju tegelikult kliente ja meil on vaja oma toodet või teenust müüa. aga, aga minu jaoks on nagu hästi oluline, et me ei tohikski ära unustada, et me selle juures oleme ise ettevõtjad, me oleme ka kliendid, alati kellegi kliendid ja see aitab meil mõista ka meie kliente, kuidas nemad käituvad. Ja võib-olla korraks tasubki nagu mõelda, et okei, et kuidas meie klient liigub või mida ta teeb. Et kui me ise oleme sotsiaalmeedias, me ju scroll ime seal midagi ja mingid asjad köidavad meie tähelepanu. Noh, kui loogiliselt mõelda, ilmselt on need asjad, mis meil korda lähevad. Kas siis on seal mingi pilt, mis meid kõnetab, on see mingi sõnum, teema, igastahes seal on midagi, mis meie pilku haarab. Ja samamoodi töötab see ju tegelikult ka nende reklaamidega, mida me ise teeme. Me peame suutma edasi anda seda, mis köidaks õiget inimest meie teenuse või tootega. Pildi näol või on see nagu teksti näol. Aga oluline on nagu ära tabada see miski, mis paneb selle nagu kerimise nagu peatama. Ja selles suhtes on hästi oluline see, et sa tunneksid oma klienti, Mhm. et sa saaksid aru, kes ta on ja mida ta nagu vajab. Ja selles suhtes ongi, mina ise pean hästi oluliseks seda, et enne kui üldse metareklaame tegema hakata, ükskõik mis reklaame tegelikult Katrin räägib ju ka seda, et isegi kui sa ettevõtlusega alustad, sa pead ikkagi teadma ju oma klienti. et, et võta ja mõtle korraks, et kes ta on ta mees, on ta naine, võib-olla ei olegi sugu niivõrd oluline, aga sageli on. Mis vanusevahemikku jääb see klient, noh, sa võid öelda, et nad kõik ostavad 18–100, aga siis võid mõelda, et okei, aga et kes on see siis nagu selle nii-öelda põhisissetuleku sulle tooks või kellele see kõige suuremat nagu abi pakub. Et kui sa liiga laiaks lähed, siis on seal oma nagu hädad, et 18 ja 65-aastast on natukene raske ühe sama pildi või sõnumiga nagu köita. Kindlasti. Ja jah, ja nagu mõelda, ühesõnaga see üks asi läbi selline demograafiline pool, aga siis ja noh, küsida endalt selle juures, et kellel on probleem, mida minu toode või teenus lahendab. Et siis saad oma sellisest tootest, teenusest lähtuda, on see naine, on see mees, on see kontoritöötaja, on see ema, millised on tema nii-öelda valukohad. Ja siis ongi sellised nagu 3 küsimust võib-olla, mida küsida. See oli esimene. Teine siis on see, et mida nad siis juba praegu võib-olla teevad ja katsetavad, aga mis neid siis nagu takistab kuidagi sinna lahenduseni jõudmist ka. Et mis on nii-öelda nende selline valukoht. Et kui näiteks siin tuua näiteks lasteriiete pood siia näitena, et noh, ilmselt kõik inimesed ei ole kliendid, mina pakuks seda pigem nagu emad,
noh, mina ütleks, et noh, üle 12-aastastele, noh, emana võib-olla väga ise enam riideid ei osta, et siis sul ikkagi on seda last ka vaja juba või ta ostab ise ei need. saa osta ja ei tea siis on omada sihuke seda null kogemust. kuni ja sihuke 0 kuni 12, siis saad mõelda, et noh, et 0 kuni 12-aastaste laste emad, et noh, no pigem võib-olla jäävad selline 25 kuni 45 vahemikku, see juba kitsendab ära seda. Ja mis neid siis nagu segab, ma ei tea, riided on kallid, asjad jäävad ruttu väikseks. ma ei tea, raske on osta, ei ole aega poodi minna, et mõelda, mis neid nagu segab. Ja sa saad ise rääkida oma klientidega, kui sa nagu tead, üldiselt ka nagu, kui sa ise seda toodet ju kasutad, siis sa ka juba kujutad ette midagi. minul oli väga suureks abiks, kui ma tegin Katrini kursusel küsitluse ära. noh, ma vanusevahemikku sealt ei saanud, võib-olla ei olnudki see nii oluline, seda ma oskasin aimata, aga need valupunktid ütlesid inimesed ise mulle ära, et sellest oli väga suur abi, et võid küsitlust teha. ja no selles suhtes, et võta ja kasuta ai-d, küsi ära, selles suhtes pimesi ei tasu uskuda muidugi, aga see on jälle üks koht, kus nagu küsida. ja kolmas asi, mida siis läbi mõelda selle sihtgrupi kontekstis, et mida nad tegelikult tahavad, mida need emad tahavad, kellel on 0 kuni 12 laps kodus, kes tegelikult käib tõenäoliselt tööl. ta on siin, tegeleb logistikaga ja söögi tegemiste ja muude majandamistega, et noh, tõenäoliselt, ma ei tea, ajapuudus ja rahapuudus ja ütleme siis niimoodi, et peab valima, kuhu panna. et mugavus, noh nagu, et mida ta tahab ja siis needsamad asjad, mida sa siis sealt välja nopid tema nii-öelda takistustest, hirmudest ja soovidest, need annavad sulle vastuse tegelikult ka sinu turundustekstidesse, sest see on väga suure tõenäosusega see, mida tema otsib või mis tema nagu mõtte nagu peatab. et noh, näitena ka, et kui ma ei tea, jookseb Facebookis lihtsalt, et jalanõude reklaam versus, et kas su lapse kummikud ikka mahuvad talle jalga, siis sa mõtled, aa jaa, kuule sügisel olid juba väikesed. et noh, et selles suhtes, et sa saad sellest nagu sisendit ja selle nii-öelda peatamismehhanismi juba sinna, kui sa tunned oma klienti. kuidas sulle, Katrin, tundub? no sa ju, sa räägid nagu minu sõnadega, onju. et olen sind hästi õpetanud ka sihtgrupi osas. tegelikult on see, et kui me alustame ettevõtluse peale, siis peab see olema paigas ja noh, see, mida sa välja tood, see on täitsa kuld nagu ja siis ongi see, et sa saad neid reklaame nagu sihtida õigetele inimestele ja sa teed noh, need sõnumid ka paika onju, et sa ei raiskaks seda reklaamiraha niisama, et miks on see eeltöö nagu nii oluline enne, et me võime jah panna selle reklaami välja, võib-olla meil on ägedad tooted-teenused, aga kui me panemegi, et meil on kõikidele on ju, siis see sõnumid võib-olla ei kõneta, võib-olla see visuaal ei kõneta ja siis me lihtsalt võime sinna raha päris korralikult sisse panna ja tulemusi ei ole tegelikult, on ju? ja seesama sisend, mida sa tegelikult mõtled läbi, sa saad seda mõelda läbi siis nii-öelda oma, no ütleme, teenuseportfelli või toote selle kategooriate suhtes nagu üldiselt, et ma müün lasteriideid, aga sa saad tegelikult läbi mõelda ka iga üksiku reklaami kontekstis, et noh, nagu sinagi, Katrin, et sa ju pakud neid alustavatele ettevõtjatele, aga sul on ka raamatupidamiskoolitused. grupid võib-olla natuke ikkagi need valupunktid ja kõnetamiskohad on erinevad. ma et isegi praegu tajun, noh, et ma saaks need, noh, see koolitus ka, mida ma teen, on ju, mis ka tulemas on, tegelikult seal on ka, et saab sihtida täiesti erinevatele sihtgruppidele, vaata. et noh, et mina isegi kohati tunnen ka, et mul on isegi ka veel liiga üldine, on ju, et peaks ikkagi veel sihtima täpsemalt, on ju. et mida täpsemalt sa oskad sihtida, sa tunned oma sihtgruppi, seda paremad on tegelikult lõpuks tulemused. aga ikkagi seal taustal on kusagil võib-olla mingi sihuke hirm, noh, et ma olen liiga kitsaks, on ju, et siis ei tule keegi või midagi, on ju. et see on ettevõtjatel on see noh, tüüpiline ka eriti alguses on ju, et tahaks ikka laialt on ju, et nad võimalikult paljud inimesed ikkagi nagu resoneeruks, aga tegelikult päriselus on see, et mida laiem sa oled, mida hägusam on ju, mida suuremale sihtgrupile see sõnum on, seda vähem sa inimesi kõnetad. seda on raske teha, et noh, võib ju ise ka mõelda, et kui sa näed nagu reklaami, et jalanõud, uued jalanõud, aga noh, ma ei tea, kellele või sul nagu võib-olla ei klikka ka niimoodi peas nii lihtsalt kokku, aga kui sa mõtled, kummikud, lastele
või siis ma ei tea, otsin neid valgeid tenniseid. et, et see nagu kuidagi, ma arvan, et võib töötada paremini, aga ma arvan, et siin sellise algaja või alustava turundajana, noh, isegi kui sa oled ettevõtjana turundaja rollis, et ei tasu nagu ära unustada seda, et turundus on pikk mäng. see tähendab seda, et eks sa ikka katsetad ja need tulemused ei tule üleöö. et selles suhtes tasub, noh, ei tasu esimeste kordade peale pettuda lihtsalt. mina ise näen seda, et kui sa mõtled läbi selle sihtgrupi teema, sa saad parema stardipunkti. et sa Mhm. ei lähe kolistama umbmääraselt, vaid sa saad parema stardipunkti. ja mina, kui ma tegin ka seda küsitlust, siis sealt tuli ka välja, et paljudel on see murekoht, et mis on see õige visuaal ja mis on see tekst. aga sa saad selle vastuse, et mõnikord ei olegi sul teksti vaja sinna pildi peale. paned need ilusad kollased kummikud ja see juba räägib iseenda eest. ja seal ei ole ja tegelikult seda õiget valemit, sest noh, minu reklaam ka vaata, mis me panime hiljuti, noh, osasid asju me kordasime ja ma ütlesin, et noh, et eelmine kord see visuaal on ju täiesti mingi, ma ei tea, sinine taust ja mingi sihuke lambikene seal on ju, et see toimis ja seekord toimis ka see kõige paremini. ma ei tea, midagi on ja sa testid ja katsetadki ja siis on teine visuaal, kus on seal minu nägu ja muidu öeldakse, et noh, et nägu ju on hea, kui on peal on ju ja et ja veel midagi seal infot rohkem ja see ei toiminud niimoodi. Ja see tegelikult seda sa saadki aru, kui sa katsetad, et seda sellist Mhm. valemit minu arust nagu noh, ei olegi, aga noh, muidugi need sõnumid, pealkirjad peavad kõnetama ja siis neid visuaale ilmselt, noh, sõnumid saab ka vist katsetada niimoodi on ju, et aga sõnumeid saad ka katsetada, noh, eks sa selles suhtes ju näed, milline reklaam lõppkokkuvõttes toimis ja selle pealt sa saad ka ju lugeda. sa saad katsetada, jah, sa saad teha näiteks niimoodi, et sa teed 2 reklaami, noh nagu sinulgi oli, aga et siis mitte võib-olla värvidega ei mängi, aga sa panedki erinevad sõnumid, aga mitte palju ei muuda, mingi üksikud nüansid. et siis sa saad aru, mis paremini toimis. aga ma arvan, et päris alustajana tegelikult võib-olla kõige olulisem lihtsalt see esimene reklaam üles saada, mitte kõige hullemal moel. ja seal on hea, kui on nagu alguses noh, abiline olemas, on ju, kes aitab ikkagi, selline turvatunne tekib, et ikkagi sihuke tehniline keskkond ja ei tea, kuhu siin kõik läheb ja kuhu kuvab kõik erinevad mingid suurused asjad, on ju. et kas ta läheb õigetesse kohtadesse ja kas ta kuvab nagu normaalselt ja noh, et mis sinna, ma arvan, et need esimesed reklaamid ei peaks võib-olla üldse ka olema nagu väga keerulised, pigem võib-olla ongi selle nähtavuse kasvatamiseks aga mis sina sellest arvad, noh, et kas sa reklaamid pigem selliseid odavamaid asju või kallimaid või see vahet ei ole või tasuta asju või kuidas sinu nägemus on? selles suhtes, noh, sinuga me tegime ka ju tasuta kursusele reklaami ja sa võid teha tasuta asjadele samamoodi. sa võid ka teha reklaami selleks, et saada enda uudiskirja liitujaid koguda Mhm, ja siis sa saad neile juba meile saata. mhm, mhm. aga selles suhtes hinna kontekstis, et eks sa pead, eks ikkagi nagu ettevõtja peab nagu läbi mõtlema seda, et kui sul on odav toode, sa pead suutma seda palju müüa. Mhm. et ta peab nagu ära tasuma sul lõppkokkuvõttes, et sul on ikkagi reklaamikulu ja sul peab olema nagu mingi aimdus, et kuidas sul nii-öelda võib minna selle müügiga või kuidas sa nagu ise, no ütleme siis muus kontekstis nagu näed seda, et liigub see, mul Jaa, tuleb korraks köha peale, ma ma vabandan. toetan sind nii kaua köhi, kui tahad ma siin arvan ka, et eks need strateegiad on selles suhtes erinevad, et noh, mina nagu noh, ma ei ole tüüpiline e-poe omanik, on ju, mul on need koolitused, millele ma siis mida mina võimendan tasulise reklaamiga, on see, et saada sinna müügilehtrisse rohkem inimesi ehk siis tasuta koolitustele. tegelikult mina reklaamin tasuta koolitusi ehk sellepärast, et minu sellesse vaatevälja, minu sellesse virtuaalruumi tuleks nagu rohkem potentsiaalseid inimesi, kes siis võiks sellest müügilehtrist nagu ka noh, allapoole tulla, et siis konverteeruda. kõik loomulikult ei osta, et seda noh, ei olegi vaja oodata ja seda ma ka ei oota, on ju.
aga et ma saaksin nagu rohkemate huviliste vaatevälja, sest muidu orgaaniliselt, kui ma ka postitan, et need kaovad ära, on ju, ja noh, näevad ainult minu jälgijad ja sealt ei näe ju ka enamus, on ju. et aga noh, loomulikult ma saan aru, et kellel on e-poes tooted, siis nemad ikkagi reklaamivad neid oma neid tooteid ja eks seal on vist natukene see reklaami noh, seadistamises vist ei, eesmärk vist on natuke lihtsalt erinev, et ka seadistamises vist seal väga suurt vist vahet ei ole, on ju. et seal on jah, et lihtsalt see, reklaami eesmärk ja no ega see selles suhtes ikkagi nagu, kui sa paned ka reklaami ülesse mm. visuaali, et siis sa ju paned sinna ka sõnumi, mida sa tahad siis nad teeksid. -hmm. ega toodete puhul samamoodi ei tähenda, et sa pead alati minema kohe müüma, sest tegelikult tarbijatest ostab kohe meie toodet niisugune 2, 3, 4% ainult. Mm -hmm. et sa ikkagi pead seda nii-öelda usaldust tekitama. üldse mõni ei saa aru, et tal probleemgi on. et sageli ongi vaja teha siis reklaami niimoodi, et sa võib-olla tutvustad oma toodet, kutsud lihtsalt kodulehele, räägid sellest, sõltub muidugi tootest, et piima ilmselt ei ole vaja väga tutvustada, aga et selles suhtes seal on nagu erinevad nüansid. et lihtsalt, et tutvustad blogipostitust, et selles suhtes neid võimalusi, mida sa metas teha saad, väga palju ja millele reklaami teha. Mm -hmm. ja tehaksegi väga paljudele, aga mulle tundub, et võib-olla see peamine on see, et ma tahaks müüa, 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 müüa. aga noh, nagu sinugagi, et sa tasulisele kursusele ju tasulist reklaami ju ei teinudki. Ja noh, selles et sa suhtes, et alustad võiks teisest teha otsast. soojale, on ju, ja enamasti tehakse, aga mina olen mugav mina olen mugav, on ju. et vaata, kui üks küsimus on ka või päris mitu küsimust, väga huvitav, et ma ei ole sellest isegi ise kuulnud midagi. võib-olla sa oskad kommenteerida. aga jaa, need metareklaamid on põnevad asjad tegelikult, ma olen ise ka neid õppinud, aga noh, seal kogu aeg midagi muutub ja minu jaoks ikkagi oli üliäge, et Kristi mul siin ka viimane kord jälle toeks oli, et ma olen tähele pannud, et ma kuidagi nende reklaamide tegemist, kui ma pean ise neid tegema, ma hullult lükkan edasi, noh. aga see pole hea, on ju. et pigem on ikkagi anda spetsialistile, et või paluda abi, on ju, et palun aita. ja need reklaamid. ma arvan, et ma korraks võtan ja, selle teie küsimuse ka, et ma tegelikult jään sulle vastuse võlgu, et ma ma loen ei selle ole ise küsimuse, kuulnud seda. ma loen selle küsimuse ette, sest vaata, kes ja, kuulavad pärast võib-olla järele, et ei saa aru, millest me räägime, et Devi kirjutab siin, et kuulsin sellist asja, et kui hakkad metareklaame kasutama, siis orgaaniliselt sinu postitused ei levi enam nii hästi, kuna meta juba nägi, et oled valmis nähtavuse eest maksma. kas võib nii olla? ma teen seda, et nagu kui sul on ärileht, siis need postitused seal nagunii ei levi nii hästi nagu erakondadel, et see vahe on küll, et äkki see kuidagi võib olla sellega seotud. et aga muidu ma ise mul ei ole praktilist kogemust, et ma ise oskaks selles kontekstis nagu vastata. Mm -hmm. aga sinu küsimus, Katrin, oli, või sa lihtsalt rääkisid, et ise ei taha nagu teha. ma arvan, et inimesed ongi hästi erinevad. ma arvan, et kui alustad selle metareklaami tegemisega, siis mulle nagu endale tundub, et enamus ikkagi katsetab ise läbi, et siis sa Mm tead -hmm. ka, mida sa pärast sisse ostad ja mis see töö tähendab. see võib olla ka muidugi nii liiga nagu tehniline, et sa ei tahagi teha ja siis ongi väga fine ise sisse osta, nagu et keegi ütleb, et näed, see on see reklaam, need on need sõnumid ja palud kellelgi üles panna, et kuidas keegi tunnetab, et ma arvan, et inimesed on väga erinevad. Mm -hmm. no sama on nagu raamatupidamisega ju, mina soovitan ka raamatupidajana ikkagi ettevõtjatele ennast kurssi viia põhitõdedega. mõned teevadki ise alguses, aga see on täpselt see, et mõni saab kohe aru, et ei, mina ei taha üldse teha, on ju. ja mingi hetk tegelikult on täitsa normaalne, et sa delegeerid selle ära, sest noh, sa tegeled põhitegevusega, sa ei pea oma ettevõtte raamatupidaja olema, on ju. aga see annab, noh, seesama see metareklaamide õppimine ka, see annab nagu mingisuguse aimduse ja mõnes mõttes ongi hea seda siis ära delegeerida, et ja noh, sa tead ka, et see on mingi selline töö, mis nagu noh, sa ise ei taha seda teha, on ju, see võtab aega ja noh, mina nagu raamatupidajana väga enda aega selles suhtes hindan, et ma vaatan, et oota, minul läheb selle töö tegemiseks, mis ei ole minu põhiteema üldse, ma ei tea, nii palju tunde
ja siis, kui ma delegeerin ära selle Sandrale või Sandra teeb seal mingi mõne minutiga, on ju, või ma ei tea, 15 minutiga, et noh, siis ongi see, et halloo, miks ma seda ise teen, on ju. et mul selle metareklaamiga samamoodi, et sinuga me saime seal nii kiiresti kõik asjad paika, on ju. ma oleks hakanud ise seal mõtlema, kahtlema, ma ei tea, ma oleks võib-olla mitu päeva neid teinud seal üle, oleks võib-olla üles saanud ka küll nagu, aga just see, noh, see aeg, et nii kaua seal bussid, vaatad, tuletad meelde, noh, mina tuletan meelde, kuna ma olen õppinud, on ju, kunagi. ei, parem on see, et sips eks see kiiresti vist, valmis. eks see vist ongi ju see, et kui sa oled alustav ettevõtja, siis sul selles suhtes ei ole ka võimalusi võib-olla kohe niimoodi seda välja delegeerida nagu raamatupidamisegagi. Ja saad ise läbi selle katsetada. aga mul kadus see mõte nüüd ära, mis ma siin tahtsin Mm. öelda. Ma aitan sind järjele, et me oleme nüüd sellest sihtgrupist, me rääkisime päris palju ja noh, tegelikult ka see tähelepanu köitmine ka, et need ongi nagu kaks kõige olulisemat asja, on ju, kui noh, reklaam on väljas, et sa selle oma õige, noh, sul peab see sihtgrupp paigas olema, et sa selle oma õiget sihtgruppi kõnetad oma visuaalide, sõnumitega. ja noh, ennem tuleb see persona nii-öelda paika panna või ikkagi noh, kaardistada ära, et kellega sa tegeled, et see sihtgrupp on ikkagi ülioluline. et noh, meil Eestis on muidugi, ma olen kuulnud, et soovitatakse mitte väga kitsaks minna, on ju, aga see on nii erinevad õpetused. aga mina ise arvan ka, noh, nii kui ma õpetan ka ettevõtluskoolitustel, et alguses pigem mine välja kitsalt ja sa saad laieneda kogu aeg. et sa saad selle jala juba nagu ukse vahele, on ju, sul on juba esimesed mingisugused tulemused olemas, sa saad alati laiemaks minna. et siis nagu noh, siis on juba sul mingisugune sotsiaalne tõestus, on ju, mingid tagasisidet, midagi. et noh, samamoodi ma arvan selle reklaami sihtimisega, et noh, sinna võib raha uhada korralikult, on ju. võib et jaa, aga ma arvangi selle nagu, kui sa mõtled selle sihtgrupi läbi, et sa saadki mõelda noh, neid nii-öelda erinevate nurkade alt, erinevate inimeste kontekstis, et noh, 1-aastase lapse emal ei ole ka samad probleemid, mis on võib-olla 10-aastase lapse emal. mm-hmm, et, et sa saadki need, noh, sa võid need erineva nurga alt, erinevate vanusgruppide, erinevate vajaduste kontekstis läbi mõelda ja sa saadki erinevad sõnumid. Ja sa mm-hmm, saad neid erinevatel reklaamidel siis katsetada, et sa ei pea siis kõiki ühe korraga nagu välja panema, et proovidki, aga vähemasti sul on mingi sisend. sa saad sealt sisendi sõnumiks, sa saad sealt sisendi visuaaliks, sul on juba mingid asjad ära lahendatud ja see ongi see köitmise teema siis ka, et need, kui sa räägid inimese keeles nendest asjadest, mis talle korda lähevad, siis eelduslikult see siis on see, mis sinu reklaam siis peaks suutma tema scroll'i peatada. mm-hmm. vot. no äge, selles suhtes põnev, et noh, ma arvan, et iga ettevõtja kunagi sellesse kohta võiks nagu jõuda, et ta teeb neid reklaame, sest ma ei tea ettevõtjaid, kes sotsiaalmeedias ei ole, on ju. tänapäeval vist kõik ettevõtlusvormid on ju mingil moel, et sest noh, väga palju inimesi on ju tegelikult nendel sotsiaalmeediaplatvormidel ja noh, see võimendi tuleks nagu ära kasutada, et see reklaam, mis noh, vanasti said reklaamida televisioonis ja panid kuskil mingid plakatid ülesse, on ju, maksid hullu raha, on ju. aga siis ei teadnud ka, et kuidas nad nagu mõjuvad või mitte, et võib-olla ma küsiks korra ka selle noh, alustaja eelarve kohta, et mis sa soovitad, ma olen ka kuulnud nagu noh, erinevaid versioone, et millega nagu alustada. Ja see viimane etapp, mida me siis pidime rääkima, et 3 asja, oligi Mhm. siis see, et lõpuks jõuaks sinna seadistamiseni. et me täna siin tehniliseks ei lähe, aga Sandra saab jagada siin Zoomis ka, ma tegin ühe juhise, et sa saaksid oma metareklaami siis üles panna. ja see on, ma lähtusin siin sellest, et kui sa alustad, sa ei pea kasutama kõiki võimalusi ära, et see ajabki selle pea segi ja tekitab võib-olla küsimusi väga palju. aga see miinimum, see juhend on küll pikk, aga seal on väga palju pilte, et oleks lihtsam jälgida. ma Katrinile olen mingeid juhiseid ka varasemalt saatnud, ta ütles, et tema sai küll hakkama. jaa. et ma loodan, et see nagu abiks, aga seal ongi see, et see meta nii-öelda koosneb nagu 3 tükist, et sa saad seal erinevaid asju seal erinevatel lehtedel panna, aga suures plaanis sul on vaja panna ja läbi mõelda oma reklaami eesmärk. ehk et ongi, kas sa tahad siis saada inimesi oma kodulehele,
või sa tahadki päriselt müüke saada või sa tahad uudiskirjaga liitujaid koguda, sa tahad oma, ma ei tea, lehe nähtavust lihtsalt tõsta, sa tahad oma kohaliku äri nähtavust tõsta, siis sa pead valima seal selle õige nii-öelda eesmärgi. Tekitab segadust, ma panin mõned juhised sinna juhisesse ka või sellised mõtted, kuidas valida, aga kasutage kindlasti ai-d, kui te hätta jääte. Et saate nagu selgust, et küsige, et mida see tähendab ja mida ma valida võiksin. Siis järgmine osa ongi siis, mida peab nagu seal reklaamides tegema, on otsuste ära, mis on sinu eelarve. Ja eelarvega, ühesõnaga, et seal tasub silmas pidada seda, et selline minimaalne kampaaniaperiood võiks olla 7 päeva. Et Meta õpib ja ta õpib selle 7 päeva jooksul mõnikord kiiremini ära, aga see on ikkagi niisugune suhteliselt miinimum. Ja üldiselt öeldakse, et see päeva eelarve võiks olla selline 4-5 eurot vähemalt. Et siis sa ikkagi jõuad juba kuhugi. Et kas see see eelarve sõltub ka, on ju, sellest, see summa sõltub sellest, et kui paljude inimesteni sa jõuad, eks? Või on seal just, veel et midagi? kui palju sa, selles suhtes, et mida väiksem eelarve, seda väiksema hulga inimesteni sinu reklaam jõuab. Mida suurem eelarve, seda suuremateni jõuab. Kui sa oled ise juba ära nii-öelda sihtgrupi, või kui su sihtgrupp on nagunii üsna väike, siis võib juhtuda see, et su eelarve võib ka olla piisavalt suur, aga siis sa nagu kolistad ühel inimesel juba 10 korda ära, et selles suhtes, aga noh, see on juba detail. Ühesõnaga 7 päeva arvestada ja minimaalselt siis ja selline 4-5 eurot päev, et see on, ma arvan, selline päris hea nagu stardikoht. Siis sul on vaja sihtgrupp sinna panna, et kui sa oledki juba välja mõelnud või läbi mõelnud endale selle, et sul ongi need naised vanuses 25–45, mis iganes siis sinu teenusega kokku sobib, siis sellest Metale täiesti piisab. Et Metas täna töötab siis see algoritm ja tema hakkab tööle selle pealt, et kes siis teevad seda, mida sina nii-öelda eesmärgiks seadsid. Kui sa tahad, et inimesed jõuaksid su kodulehele, siis tema hakkab jälgima neid, kes teevad selle reklaamilt kliki sinu kodulehele ära, kes jõuavad sinna kodulehele. Ja need, kes nagu lihtsalt scroll ivad, ta klikki ei tee, neid ta nagu siis selliseid inimesi ta nagu ei hakka rohkem sihtima, et ta hakkabki selle nii-öelda klikkimise järgi või siis nii-öelda selle sinu eesmärgi järgi neid otsima. Ja sellepärast on ka hästi oluline, et sul oleks see sõnum õige, et kui sa ikkagi paned sinna nagu, ma ei tea, lihtsalt jalanõud, siis sa ei köida neid kummikuotsijaid. Aga otsi neid, keda sa tahad päriselt sinna saada ja siis see nii-öelda Meta hakkab ka sulle õigeid inimesi otsima. Et öeldakse, et täna enam neid huvisid sinna ei ole mõtet panna, et see Meta ise töötab piisavalt hästi. Kui sõnum ja reklaam on nagu hästi nagu siis nii-öelda sõnastatud või tehtud. Ja jah, siis see kolmas osa, mida seal metareklaamides vaja teha on, ongi sul vaja siis see visuaal sinna üles panna. Kui sa tõid ka, et need suurused on erinevad, siis minu arust ma panin sinna juhisesse jälle ka selle, et mida see meta ootab. Canvas on väga lihtne neid teha, seal Canvas on tegelikult need õiged formaadid olemas, kui sa oskad otsida. Ja üldiselt piisab sellist kahest suurusest. Ja siis teed visuaali selle sõnumi järgi ja sa saad need tekstid, mida sa sinna panema pead metareklaami, samamoodi siis juba sellest sihtgrupi nii-öelda tundmisest või sellest, mida sa eelnevalt läbi mõtlesid. Et see kõik on niisugune nagu eeltöö, võtab natukene aega, aga selles suhtes mina ise tunnen ja näen, et see läbimõtlemine aitab nagu seda õigeid klikke saada, aitab seda meta-algoritmi siis õigesti tööle saada. Et mida paremini ise läbi mõtled ja oled ikkagi paika pannud, mis sa soovid, on ju, et siis seda paremad on tulemused, on ju. Just. Et ei ole mõtet lihtsalt lahmida, et hästi korralikult läbi mõelda ja noh, väga hea, et sa siin kinnitad neid minu mõtteid ka, et ikkagi see sihtgrupi tundmine on ülioluline samamoodi, et noh, kes nad on ju enam-vähem, on ju. Pluss siis see, et mis sõnumid neid nagu kõnetavad või mis on nende sellised valukohad ja soovid, on ju.
et see on hästi-hästi oluline, et inimesed ikkagi ostavad enamasti mingi vajaduse baasil, et noh, seda, et nice to have on ju, et tore oleks midagi osta, et noh, neid lihtsalt shoppajaid on ka, on ju. Aga paremini ikkagi me saame müüa siis, kui me mingisugusele, kas mingile valupunktile vajutame või mingisuguse probleemi toome välja. Et siin on meil vist mõned küsimused ka äkki või, et võib-olla võtakski äkki ja ma tahtsin küsimuse. kommenteerida seda nice jah, to have'i ka, et see ei olegi alati nagu selline võib-olla tajutav praktiline vajadus. See mõnikord võibki olla see, et miks inimesed ostavad näiteks kalleid autosid või kalleid riideid. sa tahad seda kuuluvustunnet või seda eksklusiivsust ja see ongi see sinu see on see nii-öelda see vajadus, see on täpp, see millele staatus, vajutada. staatuse ja teema on just, see, kus alati tegelikult on valdkonnad, kus inimesed alati maksavad. See ongi see staatuse teema ja tõesti see kuuluvus ka, et mina kuulun ka nende inimeste sekka, noh, minu jaoks on igasugused need bränditooted sama lugu, noh, et või need, et tehnika peab olema kõik viimase peal, iPhone'id ja asjad, et see on ka ikkagi nagu mingi staatuse sümbol, et noh, inimene nagu ikkagi saab tunda ennast kuidagi paremana või noh, ägedamalt või kuidagi see teeb enesetunnest paremaks, on ju. noh, me maksame selle eest ka, et me tunneks ennast paremini, on ju. jah, ja mõnikord sellesama iPhone'i puhul ei pruugi olla ka staatuse sümbol, võib-olla see on lihtne. tööl on vaja ka et see on, loomulikult. ega lihtsalt, et see nagu just nagu mõelda, et mis võib olla see, mis paneb inimesi ostma seda või jah, kas siis teenust või toodet, et mida ta tahab. et nagu ega nende metareklaamide puhul ka, et võib-olla see ongi see mingi, ma ei taha tegeleda niisugune, noh, ma lihtsalt tahaks nagu lahti saada neist või see tunne või see, ma ei oskagi nagu siis seda nagu sõnastada lihtsalt, et ongi, kas ta otsib mingit tunnet või niisugust mingit lihtsust või mugavust või et kõik need võivad töötada, et lihtsalt selle Mhm. õige üles leidma. ja selles suhtes ämbreid on okei kolistada ka, et me Ja kindlasti ei see on tea ette. loomulik, imelik, kui ühtegi ämbrit ei kolista läbi, sest mina arvan, et siis sa lihtsalt oled liiga kaua nagu oodanud igasuguste oma teemadega. et ettevõtluses ka, et kui sa tahad nagu niimoodi alustada, et mitte ühtegi ämbrit ei ole, on ju, no siis sa oled liiga kaua oodanud, on ju, et pigem just on need meil ämbrid on mõttekas hästi kiiresti ära kolistada, siis saab edasi minna, nad tulevad nagunii. ja mul endal oli üks kogemus, kus mul ehitasin ka ühe veebilehe üles ja õigupoolest tegime sellest nagu kujunduse esialgu. ja siis küsisin ka kogenud turundajalt, et noh, mis sa arvad, et kas see meie lähenemine võiks nagu töötada, siis ta ütles, et no ma ei tea, te peate katsetama, et selles suhtes, et ta võib küll mõelda mingeid asju välja, aga lõppkokkuvõttes on see ikkagi katsetamine, aga sa saad eeltöö ära teha, Mhm, et mhm, mhm. jõua sõnumini ja isegi kui sul on kaks-kolm sõnumit, sa saad juba erinevaid katsetada, sa ei tea, mis on õige, aga sul on nagu selline midagi juba katsetada. Mhm. okei, väga põnevad, sellest võiks rääkida tunde ja tunde, aga ma vaatan, et siin on mõned küsimused, et ma loen Sandra küsimuse ette, et sellele äkki selle teisele küsimusele tahad sa äkki ise vastata kuidagi, kas personaalselt või siin. aga ma loen Sandra küsimuse ette, et siis, kes järele kuulavad ja chatis, noh, ei näe chati, on ju. kas iga uus reklaam, mis läheb samale sihtrühmale, oleks oluline teha juba olemasoleva reklaamikampaania alla või dubleerida see olemasolev reklaamikampaania pigem, mitte teha iga kord algusest peale uus? kas see mõjutab seda õppimisperioodi pikkust? Kui sa mõtled nüüd seda, et sa seal mitte midagi ei muuda nendes seadistustes ehk et ka see ilmselt, eesmärk et jääb Sandra, sa samaks. mõtled, et teed koopi nagu või? ma ei tea, Sandra, sa võid häälega kah. Jaa, ma räägin häälega. Lihtsalt see, et mina olen ka ise paaril sellisel metareklaami koolitusel osalenud, aga tõesti, nagu Katrin alguses mainis, on ju, et lihtsalt iga päev midagi muutub, et no mina olen ka see, et noh, ma nagu justkui saan aru, on ju, ja strateegia nagu selge, aga jälle midagi uut, jälle. et siis ma pigem nagu noh, tunnen, et niisugune nagu peaks mingi iga kuu vähemalt jälle ühel koolitusel osalema, et nagu ree peal püsida. aga jaa, ongi, ma mõtlen see, et ma ise ei olnud nagu varem seda kuulnud üldse ühelgi koolitusel või nagu seda polnud keegi rõhutanud, et ei tehta alati uut reklaamikampaaniat, kui ongi näiteks teema on enam-vähem sarnane, no mitte päris sama, ma toon ühe sellise näite, et mul endal on üks klient, kellel toimuvad pidevalt
erinevad veebinarid, selles mõttes, et sihtrühm on sama, lihtsalt nagu teemad on veidi erinevad. Ja siis ongi see, et mina nagu noh, alguses tegin ka tal neid reklaame ja siis tegin justkui nagu jälle uue, no sealt noh, tõesti nagu algusest peale. Ja siis ma kuulsin kuskilt seda, et keegi ütles, et oi, et seda ka üldse niimoodi ei tehta, et tegelikult lihtsalt dubleeri see olemasolev kampaania ja siis muuda seal need asjad sees ära, et see muudab oluliselt seda õppimise perioodi, aga samas ongi veider see, et ma polnud nagu varem üldse seda kuulnud, nagu noh, samas jah, on loogiline, aga samas nagu rõhutatakse seda, et alati on see õppimisperiood selline 7 päeva, et siis oli, tunduski nagu, et noh, ei tundnud ka nagu sihuke, et kuidas ma selle peale varem ei tulnud. loodan, et said nüüd aru mu mõttest. Ma loodan. Ma ise mõtlen seda, et kui nagu lähtuda sellest, et Meta õpib konkreetselt sellest, kes sinu konkreetsele reklaamile klikivad, siis selles suhtes ta õpib niikuinii uuesti, kui sa ütled, et sul on erinevad webinarid, siis sa ju visuaali tõenäoliselt muudad seal ju. Et siis selles suhtes ta ju hakkab ikkagi muutma ja öeldakse ka seda, et kui sul on reklaam üles pandud, et selles reklaami tekstides ja visuaalides ei tasu teha muudatusi. Kui mingi tähemuudatus, siis see on nagu okei. Aga kui teed suuri muudatusi, siis sa saad uuesti õppimisprotsessi. Et selles suhtes, et Meta ikkagi hakkab alati uuesti õppima. Sa võid seda dubleerida, et sa hoiad ilmselt mingit aega kokku, aga eks sul on ikkagi vaja üle vaadata, et need seadistused, sätted, kas need seekord sobivad, teinekord ikkagi, kui sa ütled, et see sihtgrupp on erinev, aga samas on erinevad koolitused, noh, seal võib-olla on see jälle mõttekoht, et võib-olla tegelikult oleks vaja nagu midagi muuta, et jälle see, jah, et ühesõnaga ta õppima läheb, sa võid dubleerida neid, aga ta õppima läheb ikkagi. Et see õppimise periood ikkagi on selline umbes 7 päeva, et noh, ongi see, et sihtrühm on üldiselt sama, aga jah, kindlasti visuaal muutub ja tekst muutub ikkagi, et noh, veebinari sisu nagu muutub, et suures pildis on nagu valdkond on sama, aga lihtsalt nagu teemad on erinevad. See õppimise periood ei ole tingimata alati 7 päeva, see sõltub sinu eelarvest ja, ja see õppimise periood on siis nii-öelda see, et Metal on vaja kuidas on seda, ühesõnaga, tal on vaja nii-öelda 30–50 tükki seda asja, mida sa tahad. Ehk et kas seda klikki või seda ostu. Et kui ta saab nii-öelda 30 klikkajat või ostu juba kätte, siis ta õpib ära, siis ta selle pealt saab juba aru, et kes on see inimene, kellele, inimese tüüp, kellele ma seda suunama pean. Ja kui su eelarve on suur, siis see lihtsalt läheb kiiremini, et läheb ka paari päevaga. Et jah, või ütleme, et see ei pea olema isegi nagu suur eelarve, vaid lihtsalt, et sa saad oma need nii-öelda 50 tükki kätte või need 30, noh, Meta ise 50 tal on õppimiseks vaja. Aga saab ka natuke vähem, aga. Aga aitäh sulle, Kristi. No nii, aga meil kell läheb ja võtame ilusti kokku, et me jagame, ma arvan, et hindade asjus saab Kristiga otse suhelda, et me jagame Kristi igasuguseid linke. minge ka Kristi Facebooki lehte jälgima, ta jagab seal päris ägedaid asju Meta kohta, huvitavaid on ju, et kasulikke. Ja ma kindlasti soovitan Kristiga ühendust võtta, kui on ka küsimusi, on ju, Kristi, võib ju ühendust võtta, on ju, et ma räägin sinu eest praegu siin, on ju. Et selles suhtes mina Kristit hästi soovitan, et minul on Kristist olnud hästi palju abi ja mina olen üliõnnelik ja tänulik, et Kristi tuli minu koolitusele, tänu millele siis mina sain omale tegelikult sellise, ma loodan, et püsiva metatoe. Ja mina võin omalt poolt vastu öelda, et mina ilmselt tänu Katrinile olen täna selles nähtavuse kohas, kus ma olen, ega ilma selle koolituseta ei oleks. Aga ja, et minuga saab ühendust võtta, sain just oma kodulehe valmis www.mintera.ee ja saab kirjutada kristi@mintera.ee ja siis mul on palju nimekaime, aga Facebookis, et Kristi Kloom ja Meta reklaamid, kui panete otsingusse, siis leiate. Me jagame siin kindlasti gruppi ka neid sinu Facebooki lehte ja kontakte, et siis grupist leiab need ja mina julgustan ühendust võtma, et Kristi on hästi sümpaatne ja soe ja tore inimene, et mitte midagi kartma ei pea.
ja ei pea kartma ja mulle meeldib väga kaasa mõelda, Jaa, et selles osas ma olen ühenduse hästi nõus, küsimusel. et Kristi mõtleb hästi kaasa, et Kristi ei ole see, kes ootab, et anna nüüd mulle ainult sisend ja noh, ma siis nüüd teen. Et Kristi ikkagi küsib ja uurib ja, sest eesmärk on, et need reklaamid täidaks oma eesmärki, on ju? Okei, aga suur tänu, kes tulid ka siia Zoomi otse kohale, oli väga põnev, oli väga huvitav ja järgmiste kordadeni. Ja Tšau. aitäh, nägemist.